kuidas Päkapikk kodunt lahkus ja mis pärast juhtus. Stsenaariumi autor Liibin, režissöör Popov, kunstnik lavastaja Jõrõkalov, helilooja Krõlatov, operaator Rassulov. Dubleerinud filmistuudio Tallinn Film, tõlkija Valeria Villandi, režissöör Eugen Rosenthal, helioperaator Herman Vahtel, toimetaja Helle-Mai Aaremäe, näitlejad Einari Koppel, Maile Hiiet ja Ain Jürisson. Elas metsas Päkapikk, vana nagu igavik. Maja temal igerik, eland seal 3 sajandit. Mets ta aknast tuppa kaes, vanust lisas mööduv aeg. Ja kui Päkapiku onu vahel kaua polnud kodus, Maja tundis puudustast, kurvalt luuke kolksutas. Päkapikul oli vaja ära käia kodumajast. Üksi jäädes aga siis miskipärast vana maja hakkas kartma kangesti. Keset pilkast ööd ta astus Päkapikule siis vastu. Jõudis koju Päkapikk, maja läinud ja rohi pikk. Kõik on ümberringi tuttav, ainult maja pole kodus. Õuemaa, taraga, ümberringi uinuv laas. Kus ta
sai, kas vahest majal külla oli minna vaja? Vahest raja kõrval keksis, kogemata ära eksis. Kohtas jõge oma teel ning ei pääse üle vee. Mõtles vana päkapikk, vaene osmik igerikk. Talle vastu ruttan teele, kohtume vast poolel teel me. Sammus keset unes laant, pannud lukku värava. Möödus öö ja koitis päev. Maja pääses hirmu käes. Väsis, aega mööda käis ja siis arutlema jäi. Päkapikk vist ammu kodus, majagi peab jõudma koju. Päkapikk sai ringi täis, maja teda leidma läinud. Ja kui maja kodus käis, päkapikk just metsa läinud. Saabus mees, siis puudus onn. Saabus see, siis mees, kus on. Puudub onn ja mees, kus on. Laande jäljed kadunud on. Möödus aasta raske pikk. Koos taas onn ja päkapikk. Kallis maja, kallis mees. Kui me koos, siis õnn me ees. Otsas, ole kena, kuula hyvä nõu mu käes. Kui sa kaotad ära ema, jää siis teda ootama. Pole vaja oodates kaua seista. Ema otsib hoolsasti, küll su üles leiab.